Vähem kui 2 kuu pärast ehk juba 29. augustil võib astuda lennukilt otse trammi Tallinnas ja minu kõrval seisabki asjast enam teadev inimene Martin Sõmer. Tere! Tere! Kas tõepoolest on see tõsi, et 29. augustiks kõik need tööd siin tehtud saavad? Jaa, nii tõsi, kui see olla saab, jah. Kindlasti mõned tööd jäävad tegemata veel, sellised plaatimistööd ja asfalteerimistööd, need veel lükkuvad edasi natukene, aga trammiga saab juba sõitma hakata küll 29. augustil. No siin inimesed on kurtnud, et õhtuti, eriti 11-12 ajal, enam taksosid ei ole võimalik saada, ootejärjekord on pikad. Kas see trammiliimini valmimine võib tähendada seda, et neid muresid enam pole? Kindlasti jäävad taksod ka alles ja tuleb lihtsalt üks võimalus juurde, kuidas saaks ka ühistranspordiga mugavalt kesklinna sõita, mis on üsna harukordne üleüldse Euroopas. Selgitage siis mõne sõnaga lähemalt, et me näeme, siin on tellingud püsti, mis siin, ma saan aru, minu kõrval hakkab olema siis kõige kaugem trammipeatus, aga mis veel? Praegusel hetkel seisame siis nii-öelda lennujaama trammipeatuses, kuhu ette me rajame ka esindusliku linnaväljaku. Et inimestel oleks mõnus ka siin lennukilt tulijaid oodata või siis lennukile minnes natukene aega parajaks teha. Tellingut tehakse sellepärast, et siia tehakse varikatus trammiterminali ette siis. Ja trammiterminalis saab kuiva jalaga minna mööda galeriid ilusasti siis järgmisesse terminali ehk siis lennujaama terminali. Nii et talve ajal on see ka soe, nii et kui minna Taisse siit, võib minna plätudega? No põhimõtteliselt küll, jaa. Soojast trammist otse sooja Taisse, jah. Mis veel? Siin eemal on veel, kus see pöörak on, siin tuleb veel peatuseid juurde. Jaa, üks peatus tuleb nüüd teie selja taha Keivise tänavale. See on Keivise tänava keskel pargis praktiliselt Victoria keskuse juures. Ja sealt edasi läheb tramm tunnelisse ja see on ka üks ainukene trammitunnel Eestis. Ja sealt edasi juba vana tuntud liin? Sealt juba vana tuntud liin mööda Majaka tänavat kesklinna. Ja mitu minutit see teekond siis hakkab kestma siit lennuväljalt näiteks, ütleme Viru hotelli juurde? Tuleb tunnistada, et ei ole mõõtnud seda aega, aga vast kuskil 10 minutiga, 10-15 minutiga võib isegi hakkama saada. No mis te ise hindate kõige toredamaks selle projekti juures? Võib-olla seda, et siin on nii palju erinevaid osapooli olnud ja nii palju läbirääkimisi tulnud pidada kõikide nende eraomanikega, kes on Keivise tänava ääres, Tallinna lennujaamaga, väga palju suhtlust on olnud Tallinna linnaga ja väga paljud eriarvamused on saanud lõpuks positiivse lahenduse, nii et ma arvan, et lõppkokkuvõttes tuleb päris hea asi siia. Aga üldiselt tundub, et inimesed ootavad? Jaa, inimesed kindlasti ootavad seda ja see kindlasti lihtsustab ühendust lennujaama ja kesklinna vahel.